Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse Eesti filiaal. Ja tutvustame teile õpilasi, kes on leidnud tee siia keskusesse ja uurima, mis ajandas neid õppima ning mida on see neile elus juurde andnud. Kogu metoodika ja õppekava on välja töötanud Natalia Vladimirovna Rodina, kes on Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi teadlane, akadeemik, psühholoog, parapsühholoog, teaduse anomaalsete seisundite uurija ja loomulikult rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse looja ja õpetaja. Tere Liina, mul on väga hea meel sind täna siin näha. Äkki sa jagad meiega natukene, et mis on sinu taust, millega sa varasemalt tegelenud oled? Tervist, Kai. Rõõm, et kutsusid. Mina olen sportlane olnud, olen ettevõtja olnud, olen teinud tööd inimestega. Praktiliselt, et kogu oma elu olen ma töötanud inimestega, ka lapsepõlves. Ja olen ka proovinud olla rätsepatööle. Ja rätsepatööl ma suutsin rätsepatööd teha ainult aasta aega ja siis ma sain aru, et masinad on need, mis minule ei sobi ja ikkagi see inimene. Ja viimased 17 aastat olen olnud aktiivselt ärimaailmas ja ilmselt seal tuligi mulle selgeks, kes mina tegelikult olen. Ja Kai, ma olen hing. Kui me juba siit võtame, et sa oled hing, siis mis tähendab sinu jaoks vaimne, hingeline areng? Imeline küsimus. Selles vaimses arengus olengi ma terve elu olnud, tuli välja. Sest ärimaailm nõuab vaimset arengut pidevalt. Need on koolitused, need on raamatud, need on isegi mentorlus ja pidevad praktilised tööd inimestega, iseendaga ja see kokku on üks areng. Ja mul oli hetk elus, kus ma sain aru, et areng ongi vaimne. Et kas ta on vaimne kirikus või on ta vaimne kuskil mingis muus rühmituses, kas see on jooga ettevõtmine või midagi muud. Siis ühel hetkel mulle tundus, et see ei ole kõik, et midagi on kuskil veel ja midagi väga sügavat, midagi suurt. Ja selle pideva vaimse arengu tulemusena tekkis tegelikult minu sees väga palju küsimusi. Ja need küsimused ei leidnud mitte kuskilt vastuseid sellest vaimsest valdkonnast, mida ma parasjagu õppisin. Need raamatud ja need valdkonnad, mida ma uurisin, seal neid vastuseid ei olnud. Ja selle kaudu ma liikusin edasi, kus ma sain teada, et olemas veel hingelise arengukultuur. Ja see oli midagi päris uut, vau. Ja kui sa võib-olla natukene jagad, et kuidas sinust sai Natalia Vladimirovna Rodina õpilane, et kuidas sinu jaoks see otsus sündis või kuidas see jõudis üldse sinuni? Ma usun, et ma olen Natalia Vladimirovna Rodina hinge otsinud võib-olla läbi mitmete elude. Kuid Natalia Rodina jõudis minu juurde läbi väga raskete elukogemuste, kus olin selgelt aru saanud 50 aasta jooksul, mis on halb ja mis on hea, mis on pisarad ja mis on naer. Ja kui sellele veel praegugi tagasi mõelda, tulevad veel pisarad silma. Aga see hetk, kui minu parim sõbranna mulle vaatas mind kõrvad ja jälgis ja nägi, et ilmselt ma olen nüüd nii palju vaimselt küpsenud, et tasub minule ühte teist nagu nimetada. Ja kui ta mulle näitas selle proua videot, siis oli armumine esimesest sekundist. Et see oli niisugune suur, et vene keel ei ole minu A-keel. Vene keel on lihtsalt koolist minule kaasa tulnud. Ja see temast arusaamine sellest suht keerulisest tekstist. Ma tundsin, et see oli midagi nii suurt, et seal rääkis midagi enamat kui minu mõistus selles vene keele arusaamises. Ma saan aru, et sinu jaoks, et sa olid otsinud midagi enamat, midagi suuremat, aga kui sa nüüd võtledki, et sa oled mõnda aega õppinud, et kui sa vaatad, mis oli eelnevalt ja mis on pärast, et mis on sinu jaoks toimunud võib-olla kõige suuremad muutused elus, mida sa
oma elus praegu näed? Läbi koolituskeskuse, mida juhib Natalja Vladimirovna, ma olen saanud avada oma teadmised, mis aitavad mul vaadata maailma ja elu hoopis teiste silmadega. Ja saanud teha palju paremaid valikuid, see tähendab, et selgelt viivad kokku elus erinevad seosed, mis asi on halb ja kuidas tegelikult ühte head ära tunda nii, et tegelikult on hoopis halb. Et tänu Natalja Rodina koolitustele, tema praktikatele, tema soovituslikule kirjandusele, siis see on avanud minus enesekindluse, julguse, ettevõtte tahte, elutahte ja selle rõõmu ja ma olen aru saanud, mis tegelikult on armastus, mis asi on õnn ja mis asi on, miks pärast on kannatused head. Et kannatust ma oskan tänasel päeval võtta niimoodi, et see on minu rohi. Et varem ma võtsin võib-olla valuvaigistit või rohkem B-vitamiini, aga nüüd ma naudin kannatusi, sest ma tean, et selle kannatuse järgi tuleb mingi selgus, arusaamine ja see viib mind järgmisele isiksustasandile. Aitäh sulle, Riina! Väga tore oli seda kuulda.